Nii, tere õhtust. Ma loen nüüd 23. peatüki ja selle peatüki alapealkiri on kontrolli alt väljunud lapsed. Et ilusat naistepäeva õhtut teile. Täna oli väga ilus ilm. Mõtlesin, et ma loen õues, aga aeg läks kuidagi käest ära ja ei saanud. Aga äkki siis loen homme õues. Nii. Sinu lapsed on su ise valinud. Nad valivad sinu, sest sa ei nõua neilt seda ainsat asja, mida nad teostada ei taha. Lõpuks aga nõuavad nad seda endalt ise. Niimoodi humanoidid käituvadki ja mõnikord tuleb sul oodata lausa vanaks saamiseni enne, kui endale seda nõudma hakkad. Mu vanemad nõudsid minult, et oleksin normaalne, tavaline ja realistlik. Ainus asi, mida vanemad minult iial ei nõudnud, oli teiste hulgast väljapaistmine. Ma valisingi need vanemad endale just sel põhjusel, aga lõpuks jõudsin eluga sellisesse punkti, kus ma lihtsalt ei suutnud enam jääda osaks hallist massist. Sinu lapsed sündisid su ellu teadmisega, et suudavad sind kontrollida. Kas nad on seda seni hästi teinud? Jah, nad kontrollivad sind väga hästi. Ja sina mõtled endiselt, et sul on nende elus mingi sõnaõigus. Lapsed sündisid teadmisega, et suudavad sind kontrollida. Nad kontrollivad sind läbinisti, aga sina teeskled, et see pole nii. Kui nõdrameelne peaksid sa olema, uskumaks, et lapsed sind ei kontrolli? Lastele raha andmine. Kui sul on lapsed, kes tahavad alatasa, kas sul on lapsed, kes tahavad alatasa, et sa neile oma armastust tõestaksid? Kuidas on sul nende vaatenurgast lähtudes võimalik oma armastust tõestada? Neile raha andmisega. Kui sa neile raha ei anna, siis sa neid ei armasta. Aga kui neile raha annad, siis oled rumal. Seega pead sa oma lastega mängima sellist toredat mängu, kus sa mõnikord neile raha annad, aga teinekord hoidud seda tegemast. Nõks seisneb selles, et sa ei hoiduks raha andmast nende jaoks oluliste küsimuste puhul. Ära anna raha ebaoluliste asjade jaoks. Ma ei taha kooli minna. Kahjuks kasutavad koolisüsteemid suurel määral hirmutamist või jõudu, mille eesmärgiks on panna inimesed kõndima, rääkima ja käituma nii, et see vastaks kooli seatud standarditele. Humanoidid on iseäranis varmad sellisele süsteemile vastu hakkama. Mida ütled sa siis, kui su lapsed ei taha kooli minna? Mina ütlesin oma lastele nõnda, te ei peagi kooli minema. Probleem on aga selles, et kui te ei lähe kooli, hakkavad teised arvama, et te pole millekski suutelised. Teil läheb raskeks veenda teisi, et olete piisavalt andekad millegi tegemiseks, kui te pole end muutnud selles valdkonnas pädevaks ja võimekaks. Kogu ülejäänud maailm nimelt usub, et peate siiski koolis käima. Kui esitad oma lastele küsimusi selle kohta, millisena nad oma elu näha tahaksid, võivad nad kooli suhtest teha teistsuguseid valikuid. Küsi lastelt, mida sa sooviksid oma elult saada ning lase neil mõelda sellele, mida nad tõeliselt oma elus luua tahaksid. Selle asemel, et mõelda, kelleks nad tahaksid saada. Kui ma olin laps, küsiti minult, kes sa tahaksid suureks saades olla? Tavaliselt vastasin ma, õnnelik. Olemine ei tähenda sama, mis tegemine, aga maailm toimib lähtuvalt vaatenurgast, et olemise jaoks pead sa esmalt midagi tegema. Kui mina ütlesin, et tahan olla õnnelik, ütlesid teised, ei, poja.
kes sa tahaksid suureks saades olla? Kas tahaksid olla arst, jurist või indiaanipealik? Ja mina vastasin, ükskõik, peaasi, et ma olen õnnelik. Võid oma lastelt küsida, kui palju raha te tahaksite oma elus saada. Kas selle raha saamine on tõenäolisem pärast koolitee lõpetamist või mitte? Seda liiki küsimused annavad lastele julgust iseenda jaoks valikuid teha. Pead ka sealjuures endaga arvestama. Tee oma lastele selgeks, milline on selles küsimuses sinu valik. Kui tahad koolist ära tulla, siis lõpetan su ülalpidamise. See tähendab, et pead endale töö leidma. Ainus koht, kus nii noorelt inimesi tööle võetakse, oleks ilmselt McDonaldsis. Nii et võib-olla tahaksid sa pisut kauem oodata ja vaadata, mida sellist sa juurde õppida võiksid, mis jätaks sinust teistele targema mulje. Sest siis oleksid nad valmis sulle rohkem raha maksma. Võib küll väita, et mõned multimiljonärid pole kunagi keskkooli lõpetanudki ja see on ka tõsi, aga nad ei saanud multimiljonäriks tänu sellele, et ei käinud koolis. Nad said miljonäriks, sest nad on humanoidid, kes olid valmis hüppama esmalt 12% piirini ja siis 15% piirini, sest nad ei ela kontekstuaalses reaalsuses. Kui sinu lapsed soovivad edukaks saada, siis peavad ka nemad selleks valmis olema. Hüppama 12% pealt 15% piirini. Selliste multimiljonäride jaoks, kes iial keskkooli ei lõpetanud, on mitte kontekstuaalne reaalsus kõige aluseks. Nad ütlesid endale, see olukord on nõme, tean, et see on nõme, ega kavatse nõnda edasi elada. Teisisõnu esitasid nad nõudmise ja seejärel küsimuse, mis on veel võimalik teha? Millised on mu valikud? Kellele ma pean küsimusi esitama? Mida saan ma veel õppida? Mida võin ma panustada? Milline panus aitaks mul jõuda sihini? See ongi mitte kontekstuaalne reaalsus. Kas ma kasvatan lapsi õigesti? Mõnikord näed sa peres üht sellist last, kes tahab kogu maailma aidata. Sellisel lapsel on soov saada elult midagi suuremat. Samadel vanematel on ka teine laps, kes tahab elada tänaval. See aga ei tõesta, et lapse kasvatamise viis määrab ära tulemuse. Iga inimene tuleb siia ilma algusest peale sellisena, nagu ta tegelikult on. Kui inimene tahab endale õnnetut ja jubedat elu, ei saa sa sinna midagi parata. Kui ta tahab olla imeline, võrratu ja erakordne, ei saa sa samuti midagi parata. On inimesi, keda on nii kohutavalt väärkoheldud, et neist oleksid pidanud selle tulemusena saama kogu maailma kõige jälgimad inimesed, aga seda ei juhtunud. Neid on väärkoheldud seksuaalselt, füüsiliselt, vaimselt ja rahaliselt. Nad on läbi elanud kõikvõimaliku väärkohtlemise, aga sellest hoolimata on nad muutunud armastavateks, heasüdamlikeks ja hoolivateks inimesteks. Samast perest võib leida ka lapsi, kes elasid üle samasuguse väärkohtlemise ning kes jätkavad seda väärkohtlemist ka järgmise põlvkonna peal. Kus on siis erinevus? Igas olendis endas. Määravaks on olend ise, mitte tema kasvatus. Võid sellega seoses järgida oma kinnistunud vaatenurka või öelda sellele, mis päriselt toimub ning uurida, mis inimeste otsusekindlust põhjustab. Kõik taandub alati piiritule olendile ja tema valikutele. Kui nad tahavad teha valiku elada tänaval, siis teevadki nad valiku elada tänaval. Vanemad, kes on kasutanud Accessi abivahendeid juba mitu aastat, avastavad oma lapsi kasvatades, et lapsed teevad valiku mitte kasutada uimasteid, mitte juua kanget alkoholi ja mitte üritada oma teadlikkust välja lülitada. Põhjuseks on see, et nende laste vanemad teadvustavad oma laste vaimset teadlikkust. Kui vanemad seda teevad, ei pea lapsed tundma süüd
sest nende valduses on kogu vajalik info, mille abil teha teisi valikuid. Lapsed, kes on selgeks saanud Accessi abivahendid, kasutavad neid samuti. Nad ütlevad, miks peaksin ma tahtma kloaagis elada? Kui miski minu jaoks toimib, siis kasutan ma seda. Meil täiskasvanutel on kombeks kasutada teistsugust lähenemist. Me tahame kõike hoolikalt uurida, enne kui midagi kasutama hakkame. Me tahame asjale läheneda iga nurga alt, selle asemel, et uusi võimalusi omaks võtta, otsime põhjuseid nende tagasilükkamiseks. Kui palju võimalusi sa oma elus tagasi oled lükanud? Mis saaks siis, kui valikud uued võimalused selle asemel, mis saaks siis, kui valiksid uued võimalused selle asemel, et neid tagasi lükata? Sinu lastel on valik. Pole sinu asi muretseda, kas su lapsed otsustavad teadlikkuse kasuks või mitte. Nende elu on nende elada. Nad peavad valima selle, mis nende jaoks toimib. Lapsed peavadki vanematele vastu tõrkuma, tõestamaks, et suudavad ise oma elu elada. Kas nad hakkavad iialgi sind heaks kiitma? Ei, nad ei saa sind heaks kiita, sest vastasel juhul ei saaks nad ise oma elu elada. Sina oleksid see, kelle vastu nad peavad tõrkuma, sest neil on vaja endale kinnitada, et nende valitud elu on nende jaoks õige. Kui sa ise nende elu heaks kiidaksid, peaksid nad seda muutma. Vastutõrkumine aitab neil mõista, et teevad ise enda jaoks valikuid. Enamik inimesi usub, et nad teevad valikuid enda jaoks, kui valivad midagi kellegi teise vastu. Kui suure osa oma elust oled sa teinud valikuid teiste vastu, otse kui valiksid seeläbi midagi enda jaoks? Kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Ja. Õige vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. Lastega seksist rääkimine. Enamik inimesi ei räägi lastega seksist, olgugi et tunnistame, et inimesed on juba varajases east peale seksuaalsed, mis siis, kui võiksid seksi kohta tõtt rääkida. Mitte seda, kuidas see asi kõigi sõnul peaks käima. Armastus, romantika, õnnelikult elu lõpuni elamine ja kõik muu seesugune. Sellest seisukohast lähtuvad inimesed ei ela tegelikult täisväärtuslikku elu. Mu isa andis mulle seksiteemalise raamatu ja ütles, loe see raamat peatükki haaval läbi ja kui sul tekib küsimusi, pöördu vastava peatüki lõpus minu poole. Läksin sõbra poole ja lugesin ja lõpetasin terve raamatu. Ja siis ta küsis, kas mul on talle mingeid küsimusi, aga mina ei arvanud toona, et ta minust midagi rohkem teadis, nii et sellega lõppeski meie vestlus seksi teemal. Juba ainuüksi see, et ta mulle raamatu lugeda andis, oli enamiku vanemate püüdlustest parem. Mida õpetatakse koolides seksuaalkasvatusena? Praegu räägib koolide seksuaalkasvatus sisuliselt ainult sellest, kuidas noored saavad seksidest tingimata mingi suguhaiguse ja tõenäoliselt ka sellesse surevad. Paned sa sealjuures tähele, kui väga on rõhutatud seksiga kaasnevat rõõmu ja ühtekuuluvust ning seda, kui kasulik see on sinu kehale. Tänapäeval on maailmas nii palju seksuaalsusega kaasnevat jama, et meil oleks aeg olukorda tunnistada ja mõelda, millist olukorda me tegelikult soovime ning hakata ise seda endale looma. Kui suur osa sellest, mida sulle seksi kohta õpetati, on sinu jaoks seni hästi toiminud? Nii, mulle tundub, et ma pean praegu katki jätma, sest mul tulid need koju rahvas ja siis nad ei tea, et ma siin loen. Ja siis võib hakata segama, et ma hetkel lõpetan ja siis mõne aja pärast jätkan uuesti.